Pikkune poisike veel jaksab vastu panna seni kaua meie easis. Tere ja! Ja vähemalt ühe rekordi oleme me kindlasti tänavu juba löönud, sest rahvast on vähemalt 2, aga võib-olla 3 korda rohkem tõrvitute all kui möödunud aastal. mitte maha pannud, et jõudnud teid jälgima seda tähtaegust, kui see lehti niimoodi on, siis ta saab jälgima ülikooli kodulehti. 4 korda rohkem kui möödunud aastal. Elagu Tartu rahu ja elagu Tartu rahu tähistajad! Hurraa! Täiuslikult, kui me alustame seda hümniga.
kaasalauljatele hurraa meie Tõrviku rongkäigule, hurraa meie kõnekoosolekule, hurraa! Täna siin Raekoja platsis on seda kõnekoosolekut korraldanud 3 inimeste rühma, võib öelda ka 3 erakonda. Nendest kõige olulisem on siis Tartu rahu põlistamise selts, kes on võtnud oma südame asjaks selle, et Tartu rahu inimestel meeles hoida, et Tartu rahu oleks see, mis on olnud meie riiklust alustav ja ühendav dokument ja et Tartu rahu oleks inimestel ja ka poliitikutel meeles ning Tartu rahust ei loobutaks ja Tartu rahu põhimõtetest ei taganetaks. See on siis Tartu rahu põlistamise selts. Teiseks on Vabaduspartei Põllumeeste Kogu, kelle esindajad on pikka aega tegutsenud selle nimel, et Tartu rahu oleks koos Tartu rahu põlistamise seltsiga, oleks alles hoitud, oleks Tartu linnas tähistatud ja Vabaduspartei Põllumeeste Kogu on ka välja andnud Tartu rahu lepingu faksiimile trükised, mida loodetavasti siin täna saab ka ilusa annetuse eest omandada. Ja kolmandaks ja kõige nooremaks, aga võib-olla kõige energilisemaks osapooleks on siin EKRE ehk Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, kes on oma korraldamise võime ja oma tugeva õla sellele üritusele alla pannud ja kes siis juba 2 aastat korraldab Tartus Tõrviku rongkäiku Tartu rahu tähistuseks. Tänasel päeval, miks me koos oleme? Oleme koos sellepärast, et kindlalt üksteisele kinnitada ja ise teadmiseks võtta ÜRO rahvusvaheliste lepingute registris on Tartu rahu kehtivana olemas. Mitte keegi ei ole selle Tartu rahu kehtivust kustutanud, mitte keegi ei ole teda kehtivast registrist ära võtnud ja mis on kehtimas, see järelikult kehtib. Seega meil võib olla hea meel, hea tunne, ülev tunne, et 98 aastat tagasi siin Tartus alla kirjutatud dokument, millega esimest korda Eesti Vabariik ilmus rahvusvaheliste suhete ringi, et see dokument on praegugi meie riikluse alus, et see on meie riikluse sünnitunnistus, nii nagu seda on öelnud nii Jaan Poska kui Lennart Meri. Järgnevalt ma annaksin sõna Vabaduspartei Põllumeeste Kogu esindajale Märt Kunnusele, kes siis räägib omalt poolt Tartu rahu alalhoidmisest ja tähistamisest selle erakonna poolt. Palun!